Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere vihmast esmaspäeva. Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Nagu öeldud, on esmaspäev, me oleme eetris ja ikka selleks, et rääkida Eesti ja maailma tippspordist, nii nagu meil seda teha meeldib. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja mina Ott Järvela. Meie oleme siin, teemasid jagub, järelikult algab saade. Staar. Pressisektori nädala staari valimisel oleme saabunud omadega rohelisele jalgpalliareenile ja sedapuhku mitte A. Le Coq Arenale, kus ka istmed teatavasti rohelised, vaid Bremeni Werderi kodustaadionile, sellepärast et just seal Karl Jakob Hein laupäeva pärastlõunal vingeid tegusid tegi. Ehk et nädal pärast seda, kui ta debüteeris Bundesligas võõrsil Müncheni Bayerni vastu, kui Allianz Arenal pälvis ta küll ohtrasti kiitust, aga tuli ka võrgust 4 palli välja võtta, oli Hein uuesti postide vahel, kui Bremeni Werder kohtus Karol Metsa koduklubi St. Pauliga ning võitis selle kohtumise 1-0. Hein tegi Werderi väravas 0 mängu, Karol Mets oli küll koosseisus, platsile ei saanud, aga Karl Jakob Hein, siis pressisektori staar on 0 mäng Bundesligas, ei ole nagu midagi ette heita. Võib nii öelda, et vist kvalifitseerub staariks küll, et kui Bundesligas 0 mäng teha, et ei ole kõige kehvem päev, aga pannes selle ühte kompotti selle Bayerni mänguga, siis olgem ausad, see avanenud võimalus, mis siis tuli esivärava ja vigastuse tõttu, et nagu raske öelda, et Hein oleks saanud seda kuidagi paremini ära kasutada, et Bayerni vastu küll 0-4, aga olgem ausad, see oleks võinud see seis ilma temata palju hullem olla. Kes ei ole veel näinud seda tõrjete kokkuvõtvat videot sellest Bayerni mängust, siis otsige sotsiaalmeediasse üles. See on suhteliselt sõge vaatamine ikkagi, mille ta kõik ära võttis. Ja ta sai ikkagi, eranditult kiita nagu igalt poolt, et ma isegi vist ei näinud kuskil ühtegi nagu kriitika noolt, et mis oleks tema suunas tund vähemalt siis ekspertide või asjatundjate suust, et selles osas nagu ideaalsed nädalad aine. Ja tõsi on küll see, et nüüd vaadates edasi, et ma ütlen selle St. Pauli mängu kohta ka, et seal ikkagi kohe mängu alguses pärast seda, kui Werder lõi teisel minutil mängu ainsaks jäänud värava, vaid 4 minutit pärast seda oli siis võib öelda Heina kõige tähtsam hetk selles mängus, 1-1 olukorras vastaste ründajaga tegi nagu talle kombeks on, et väga head vastutulekud, kuidas ta suudab neid vastase lööke summutada, me oleme seda ka Eesti koondise ridades näinud, tegi sellise tõrje. Aga nüüd vaadates edasi, siis muidugi kohe pärast mängu Werderi Bremeni peatreenerilt uuriti, et kuidas siis nüüd edasi. Ja see on täiesti loogiline, et sellised küsimused on, kui esiväravat on vigastatud, teine väravat mängib hästi. Ja vastus oli see, et Hein on tubli, aga Backhaus on esikinnas. Aga siin on nüüd ikkagi, mul on selline klaas pooltäis vaatamine teatavasti kombeks, et ongi, nagu sa ütlesid väga õigesti, et kuna Hein tegi enda maksimumi ära nende 2 mänguga, siis tegelikult äkki tuleb nüüd teist võimalust oodata. Järelikult tuleb, aga mingit draamat ma selles esialgu veel ei näe ausalt öelda. Ja ütleme, et see on mingil määral ka loogiline või üsna loogiline, sest Backhaus on ikkagi Werderi oma kasvandik, natuke noorem, pole ka otseselt vist nagu halba mänge teinud, kui see võib-olla algus välja arvata, et praegu veel ta usaldatakse. Samas nagu kuskilt lauses kinni haarata, siis peatreener ütles ka lõpus, et lõpuks ikkagi loeb esitus, performance siis nagu inglise keeles, et selle järgi ta need valikud teeb, aga samas eks tal mingi avant sellel Backhausel ikkagi on, et ta peab päris korralikult seal ilmselt midagi käkerdama, aga Hein on nüüd tõestanud, et kui midagi seal juhtub selle esikindaga, siis tema on igal juhul valmis ja täiesti kindel vend seal selja taga olemas. No just, ega Werderi esitus tegelikult selles mängus St. Pauliga Werderi liiga palju kiita ei saanud, et tegelikult ka oma leeris ikkagi eeldati, et see mäng oleks võinud ja esitus oleks võinud olla parem. Ehk et Werderi üldine olukord ei ole nüüd ülearu kindel. Ei paista küll, et nad sinna väljalangemisvõitlusesse langeksid, aga iga punkt on ikkagi arvel. Ja lõpuks, kui mingil hetkel on tunne treeneritele Backhausi tõttu võivad hakata mingi punktid kuskilt kaotsi minema, siis on väga lihtne seda otsust teha. Ja lihtne on seda otsust teha just nimelt põhjusel, et Hein on nende 2 mänguga näidanud enda väga head suutlikkust. Ehk et siin
tõesti, kaks peaaegu perfektset mängu Heinalt. Natuke ütleme norida siis Heina seisukohast, et justkui tundus, et suvel oli tal palju variante laual, samas Werderisse minnes ta teadis, et ta jääb teiseks kindlaks, et miks ta sinna siis läks, et kas tegelikult võib-olla siis ei olnud mujalt nii häid variante või on selle nagu mingi selgitus ka või lihtsalt see, ütleme, et konkurents või see, ütleme, see liiga oli nii hea pakkumine? No seal on iga ülemineku puhul, et üldse praegu oli laenuleping, et teoks saaks, sellega peavad nõus olema nii mõlemad klubid kui ka mängija ise. Ja mis need täpsed asjaolud seal iga selle väidetava variandi puhul olid, ega keegi lõpuni ju ei tea. Ja et räägiti Levante, et Hispaania oli väga huvitatud, aga Levante ilmselt finantsolukord on veel tagasihoidlikum, kui see on Werderi oma, kes ka tegelikult ei suutnud ju Heina või ei tahtnud või ei suutnud või ei soovinud hetkel Heina mängiõigused Barcelonalit välja osta, vaid tegi ka laenulepingu. Ehk et tegelikult ei tea ju kindla peale, kas ja millised variandid veel Heinal laual olid. Ja lõpuks praegu paistab, et tema mängutase on jätkuvalt väga kõrge, nagu neist kahes mängus nägime. Ma ei näe nagu põhjust paanikaks. Pigem vastupidi, et ta on alustanud täiesti korralikult ja nüüd tuleb lihtsalt oodata, kuni see Backhaus vääratab. Ja minu kõhutunne ütleb küll, et seal nagu hakkavad prohmakad tulema. No sina tunned Heina natuke paremini, aga jätab sellise mulje, kes ei lase ennast nagu välistest asjadest väga häirida, et kas nüüd ütleme treeneri väljaütlemised ja see, et ta nüüd läheb ilmselt koondise juures tagasi nii, et ta on uuesti pingil, kas see kuidagi võib seda häirima ka jääda või pigem mitte? No esiteks peab see Backhaus terveks saama, aga see treener räägib väljas, mis ta tahab, aga lõpuks tuleb see, mis treener räägib meeskonna siseringis või üks-ühele Heinaga. Et need vestlused on tegelikult need, mis ju sportlase jaoks määravad. Aga selles on sul õigus, et Hein on väga tugeva mõttemaailmaga. Tegelikult ka need kaks mängu on seda näidanud, et ta ju tuli nendeks 2 mänguks peale teades, et see on tema jaoks väga selge eksam ja 2 väga kena sooritust. Krahh. Pressisektori krahhi rubriigis pöörame kurjad ja etteheitvad pilgud Euroopa Võrkpalliliidu loosi meistrite suunas, kes suutsid Eesti meeste võrkpallikoondisele järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks loosida ühe parajalt keerulise alagrupi. Eesti sattus siis C-alagruppi, kuhu Eestit nii-öelda kutsus Soome, kes seda alagruppi Tamperes korraldama hakkab, ehk et võrkpallifännide jaoks on muidugi uudis hea, sellepärast et saab sõita naaberriiki mänge vaatama, Eesti koondisel kindlasti on seal palju fänne koha peal, aga vastased lisaks Soomele, kes on Euroopa edetabelis 9. kohal, on Euroopa edetabeli 6. Serbia, 8. Belgia, 11. Holland ja 23. Taani ka. Aga ikkagi 4 väga kõva vastast ja just see on see võtmekoht, et kuna 6-st 4 pääsevad edasi ja see edasipääs on Eesti võrkpallikoondise jaoks olnud kõigil eelmistel EM-idel eesmärk, milleni küünditud ei ole. Nojah, väga lihtne mõõdik on siin alles hiljuti paar nädalat tagasi lõppenud võrkpalli MM, kus olid Serbia, Belgia, Soome, Holland, kõik olid 16 parema hulgas. Siin ütleme, Belgia jõudis isegi veerandfinaali, nii et selles mõttes Eesti on jäänud MM-ist seni väga kaugel, aga nemad on seal 16 hulgas. Mitte MM-il peale sai 32 setsi. Võidavad seal mänge ja on selles mõttes edukad, et selles mõttes see loos on ikkagi karm ja ütleme nii, et see Taani seal paberil paistab ka selline kohustuslik võit, aga ma ei tea, siin eksperdid ja treener Rikberg on öelnud, et Taani on pigem selline tõusev võrkpallimaa, aga neid me peame igal juhul võitma. Ja siis tegelikult kuskilt nagu mingis mõttes ilmselt ikkagi üllatama, et me oleme siin Belgiat ja Soomet võitnud ajalooliselt ka, suvelgi võitsime veel Belgiat, aga Belgia tegelikult valmistuski sel hetkel selleks MM-iks, mis nüüd siin septembris toimus, et see Belgia ei olnud nagu päris Belgia tol hetkel. Kus nad mängisid edukalt, eks ole. Ma vaatasin ja võrdlesin natukene alagruppide siis sellist kaalutud Euroopa edetabeli keskmist kohta. Ehk et kui võtta Eesti alagrupi Euroopa edetabeli keskmine koht on 12,7, ülejäänud alagruppides 12,3, 13,5, 13. Suhteliselt samasse auku, ütleme niimoodi. Nüüd isegi võtta 4 esimese koondise keskmine edetabeli koht. Ka seal nüüd midagi väga hullu ei ole. A-alagrupis 7,5, meie alagrupis 8,5, D-s 8,6, B-s 9,5. Okei, aga probleem tekib seal, kui me hakkame võrdlema iga alagrupi paremuselt 3. ja 4. Euroopa edetabeli järgi koondiste edetabeli kohtasid. Et nagu öeldud, Eesti alagrupis Soome on 9, Holland 11. Kõigis ülejäänud 3 alagrupi peale kokku
nende paremuselt 3. ja 4. võistkonnad, ainult ühel on kõrgem edetabeli koht, on 10. A-grupis on edetabeli 10. Kõik ülejäänud on seal 12, 13, 14, 15, 16. Ehk et just nimelt need koondised, kelle vastu on kõige loogilisem seda lisavajalik võitu püüda, ehk et paremuselt 3., 4., need on Eesti alagrupis kõige tugevamad. Jah, pluss Soome ongi kodupubliku ees ka, mis võib olla nagu lisastiimul, samas nagu nägime Eestis võib ka kammitseda, et sealt ütleme, ma arvan, et see Soome, Belgia on need satsid, keda võib-olla võiks sealt hammustada. Samas, kui ma vaatan kui teistpidi, siis Serbia ei ole nagu mõnda aega suuri saavutusi saanud, Holland samamoodi, tugeva ajalooga. See on nagu natuke selline punt, et kui me oleme üliheas hoos, me oleme nagu, ma ei tea, parimas rivistuses, siis võid nagu justkui natuke kõiki näksata, aga teistpidi võid nagu kõigilt võib ka nii-öelda kaotus tulla. See meenutab täpselt eelmise 2023. aasta EM-seisu, kus seal oli samamoodi üks kohustuslik võit Šveitsi vastu, selle saime kätte. Kuigi ka oli ka veidi. 3-2 lõpuks on ju. Ja siis oligi, järgmised olid juba Belgia tasemel satsid, Belgiaga mängisime selle peale, kes edasi saab, siis saime Belgialt 0-3 või 1-3 lüüa, polnud variantigi. Ehk siis natuke sellist déjà vu efekti on, samas lähme sealt edasi. See kodune EM 2021 ja enne seda 2019 alagrupp oli väga soodne loos, ma ei tea, kuhu iganes võime purjetada ja ikka mitte midagi tulnud, nii et selles mõttes paberil on väga raske midagi paika panna, aga ütleme nii, et hea see loos igal juhul ei ole. Ja, see, et minnakse vastamisi Serbiga, kelle juhendajaks on endine Eesti võrkpallikoondise peatreener Georgi Kretšu, annab Eesti võrkpalliajakirjanikele muidugi suurepärase võimaluse küsida Kretšu käest, et miks sa Venemaal töötad? Jah, ja ma arvan, et see kogu Serbia koondis on natuke venemeelne, nii et seal on seda intriigi küll. Tähtis teema. Täna on meil päris jalgpallirohke saade. Karl Jakob Heina tegemistest Saksamaa Bundesliigas juba rääkisime, aga nüüd ka kodus Premium-liiga tiitlivõitlusest, mis on jätkuvalt väga-väga põnev. Mäletatavasti nädala eest oli olukord säärane, kus Flora oli saanud 2 kaotusi järjest ning minetanud oma 6-punktilise edu FCI Levadia vastu. Meeskonnad olid võrdsetel punktidel, tõsi, Flora tänu omavahelistele mängudele tabelis eespool ja sel nädalavahetusel Florat ootas ees keeruline, seda oli ju ette teada, see mäng on keeruline nende jaoks. Kohtumine Laagris kohaliku Harju jalgpalliklubiga ja Harju on mänginud viimastel nädalatel väga südikat jalgpalli oma seal uuel areenil, saanud võidu Paide üle, olnud seal selline väga mõnusas hoos, olid ka seekord. Aga Flora kuigi jäi teisel poolajal arvulisse vähemusse ja samast olukorrast tuli penalti, kust Harju lõi 1-1 viigi, siis vähemuses suutis Markus Poom lüüa Florale 2-1 võidu värava. Ja kui see 1-1 tabloole tuli ja vaatasin, et Flora on vähemuses, siis panin ka mängu isegi peale, et ma väga tihti seda nii-öelda Niile õhtul ei viitsi teha, aga panin peale ja nägin, et Flora lõi kohe vära ja nii-öelda tasus panna ja olgem ausad, sellega ikkagi näidati sisu, sellepärast, et see seerialine oli ikkagi selline, ütleme ikkagi päris nool alla, et eelmine nädal me siin saates rääkisime Anar Sooga korvpallis, siis seda teemaks ei tulnud, aga tegelikult ju Flora mängis nipsus selle 6-punktilise edu põhimõtteliselt maha ja tundus, et see nii-öelda paradigma nüüd teisele poole nihkes, aga nüüd see Harju mäng, okei, Harju on tabeli lõpuosa sats, aga nagu sa kirjeldasid ka, siis ikkagi nende see nii-öelda esitus viimastel kuudel on hoopis teisel tasemel, nad mängivad järjest siin kodus ja nii edasi, et see oli ikkagi kõva võit. No just, et see oli see koht, see oli selline potentsiaalne murdumise koht, et oled vähemuses, oled eduseisust ilma jäänud, kusjuures täpselt nii nagu Levadia ja Kalju vastu mängis Flora edu maha ka seekord. Nad olid 1-0 ette jäänud eduseisust maha, jäänud vähemusse ja et kas 3. mängu järjest lähevad punktid kaotsi. Aga ei, sealt suudeti välja tulla ja tegelikult see võiduvärav seal nagu oli näha seda Flora taset, kuidas oli küll vähemuses, aga suudeti vastase karistusala ümbruses kvaliteetsete söötudega, loogiliste lahendustega ajada Harju kaitse niimoodi umbe, et põhimõtteliselt Harju kaitse jooksis nagu ennast sõlme ja tekkisid vabad ruumid, Flora leidis need mängid ülesse ja niimoodi suhteliselt rahulikult lahendati see ära ja Markus Poom ka see otsustavus, mida ta värava ees näitas, see otsustavus, tapja instinkt alati jalgpallis väga oluline, et keegi peab selle värava lõpuks ka ära lööma. Nii et see oli Flora jaoks väga, väga kõva võit ja seal oli näha ka, ma rääkisin kapteni Kristo Hussariga pärast mängu ja näha oli, et see emotsioon oli ka mängijates sees see, et pagan, keeruline üles oli, aga tegime ära, et näitab, et me oleme endiselt nagu tiitlivõitluses vägagi sees ja muidugi on, et nad on ikkagi liidrid, et Levadial on küll punkte sama palju, Levadia võitis Tammekat, aga Flora on liider ja mis seal salata, kui vaadata ikkagi viimase 5 vooru kalendrit, siis Flora jaoks on see veidikene soodsam. Ma ei ütle palju, aga ta on veidikene soodsam. Rohkem kodumänge, Levadial on võõrsil Kuressaare,
kus ei tea kunagi, mis see ilm on ja noh, sellised asjad. Võõrsilt rand vist ka. Kõige lihtsam fakt on see, et Flora võidab kõik mängud, tuleb Eesti meistriks, et neil on kõik enda kätes, aga jah, seda natuke kalendrit analüüsid ka tegelikult top 6 mõlemal veel Paide, Trans ja Pärnu nagu võtta, aga jah, et ütleme nii, et viimased nädalad, kuud on näidanud, et siin midagi kindlat nagu kuskil kohast ei ole ja nagu sa vist varem oled öelnud, et mingi libastumine siin kummaltki poolt ilmselt. Ma usun küll, jah. Ma ei usu, et emb-kumb suudab 5 võitu võtta. Ma arvan, et mitte kumbki ei suuda 5 võitu võtta. Et mõlemad kindlasti, mitte kindlasti, ma ei saa öelda kindlasti, aga ma arvan, et mõlemad vähemalt korra libastuvad ja eks siis näis, kuidas, kes, kus, kui palju ja sellest kõik sõltub, aga libastumisest rääkides muidugi koperdas ka Paide linnameeskond möödunud nädalavahetusel. Viik võõrsil Kuressaarega ja samal ajal Kalju võitis Pärnu Vaprust hilises penaltist, mängumeeste minutite väravast on ju 1-0 ja mis tähendab, et pronksi võitluses on Kalju 2 punktiga Paidest ees. Ja Paidel on mängimata nii Flora kui Levadiga. Ja kummale sa tiitleituses julgeksid väiksema eelise anda ikkagi, kui sa tahad anda kellelegi? Seal on väga keeruline, no puhtalt selle pealt, et Floral on see omavaheliste mängude eelis, ma ütlen, et äkki 51-49 Florale. Aga tegelikult see on võrd. Tähtis teema. Ning püsime jalgpalli juures, sellepärast, et Eesti meeste jalgpallikoondist ootavad ees maailmameistrivõistluste valikmängud, kus laupäeval minnakse A. Le Coq Arenal vastamisi Itaaliaga ja 3 päeva hiljem Moldovaga, kus juures mänguks Itaaliaga on A. Le Coq Arena praeguse seisuga välja müüdud, tõsi, võib juhtuda, et selle nädala jooksul kuni paarsada piletit tuleb veel lisaks müüki, sõltuvalt sellest, kas ja kuivõrd palju Itaalia fännid oma seda nii-öelda jaotust ära kasutavad. Nii et tuleb üks suur jalgpalliõhtu, 4-kordne maailmameister tuleb külla ja 4-kordsele maailmameistril läheb Eesti vastu 16-aastase Martin Chris-Palbergiga. Aga tullakse Itaaliat vaatama või tullakse Palbergi vaatama? Keda vaatama tullakse? Eestis üldiselt, oleme ausad, on nii, et tituleeritumad vastased toovad staadionile rohkem rahvast, aga seda, mida veel kohtas näiteks nii 90-ndatel kui 2000-ndatel, et tullaksegi selle vastase särgis ja tullaksegi vastase poolt isegi hüüdma. Seda ma enam viimasel A. Le Coq Arenal näinud ei ole ja ma ei usu, et keegi tuleb sinna Itaalia võitu lootma eestlastest. Tunduks natuke raju jah, praeguses ühiskonnas. No jah, aga selge see, et nimeka vastasega proovile panek, see on mängijate jaoks väga oodatud sündmus ja ka publik tahab seda näha, et 4-kordse maailmameistri ridades, nagu ma meenutan seda mängu, mis septembri alguses Itaaliaga peeti, seal tuli vastase ridades väljakule algkoosseisus 4 mulluses meistrite liiga finaalis mänginud jalgpallurit. Olid Di Marco, Barella, Bastoni, Donnarumma. Võib-olla unustasin kellegi ära, vähemalt 4, kes mängisid meistrite liiga finaalis kevadel. See on Euroopa klubi jalgpalli absoluutne tipptase ja seda on võimalik laupäeval A. Le Coq Arenal näha, sellepärast sinna inimesed ka tulevad. Ja siis on muidugi tipptase ka Karl Jakob Hein ja ma arvan, et Karol Mets pigem Itaalia vastu ei mängi. Et tal ei ole praegu ikkagi mitte mingit mängupraktikat. Minu loogika ütleb, et kõlab natukene nagu, kuidas öelda, ülbelt või niimoodi, aga mõeldes sellele, et nendest 2 mängust Eesti koondise jaoks tegelikult see koht, kus punkte tuleb võtta, on mäng Moldovaga. Et mõelda, et Karol Mets teeb 4 päeva jooksul 2 mängu, ei tundu loogiline. Ja kui on valida neist 2 või 1, siis pigem see teine. Aga kui peaaegu aasta aega mänginud Mets võtta kaalukausile teiste kaitsjatega, kes seal praegu olla võiks, siis kas ta peaks seal üldse olema siis selles seisus? No see on ka muidugi teine mõttekoht, et eks see ole ka Jürgen Hennil, et Maksim Baskotši alustab keskkaitses kindlasti, et ta on vaata, et tõusnud, ma arvan, ei saa öelda Metsast ettepoolne, mängid erinevat positsiooni, aga seal on jah, Märten Kuusk või Karol Mets, et see valik on kahtamata ka, et Märten Kuusk on ka teinud häid mänge tegelikult koondisest. Aga ma arvan, et seal Mets veel ikkagi oma selle kõrgena teenetega võib selle koha nagu endale võtta, kuigi ka seal, eks neis, ma arvan, nädala jooksul treeningutel vaadatakse ka päris palju, et Jürgen Henn on olnud alati ju seda usku, et ta vaatab, mis treeningutel juhtub, mis viib meid Palbergi juurde. See on nüüd see ka, mida ta hakkab vaatama, aga ma arvan, et Palberg neis 2 mängus ei mängi. Palberg on olnud selles mõttes nagu kõige laiem või suurem teema. Ta on nagu sümbol, vaata veidikene. Aga selles mõttes see peabki nii olema, 16-aastane mees tuleb ja on Eesti koondises, see on ükskõik mis alal kõva sõna, aga jah, et sa mainisid ka korra seda, et kas platsile saab, ei saa. Et seda ma arvan, et tulekski veel kord rõhutada, et samamoodi nagu Eermaaga oli eelmises aknas, et sellised mehed ei peagi tingimata platsile saama, et see koondise aken neile kasulik oleks, vaid see, et sa saad kogu seda õhkkonda tunda, sa saad, ma ei tea, aru, kuidas seal mingid süsteemid toimuvad, kuidas see koondise aken üldse välja näeb, mis seal siseelus toimub.
ja ma arvan, et see annab isegi võib-olla nagu rohkem sellist, ma ei tea, motivatsioonist rääkimata, aga sellist, ma ei tea, mingit energiat, kui see, et nädal aega näiteks, ma ei tea, kõvasti trenni teha klubi juures või mida iganes, et see on hoopis nagu teistsugune nii-öelda kogemus. Ja kui ma eksi, Patrick Kristal näiteks sai platsil oma 3. koondise laagris, et ta tegi Balti turniiri kaasa, ei mänginud, siis eelmist aastat rääkides septembrikuu aknas minu meelest ka ei mänginud ja siis oktoobris vist mängis. Võimalik, et septembris sai lõpus mingi minutid äkki võõrsil Rootsi vastu. Ühesõnaga, et kui tähendab, et jah, et see ei ole tegelikult praegu see mõõdupuu, et kas Paalberg saab platsile. Mõõdupuu on just nimelt see koondise kutse, nagu ka Jürgen Henn väga õigesti ütles. Ja tegelikult huvitav oli ka muidugi Karel Mustmaa, Kreeka esiliigas Saloniki Paoki duublis mängiva ründaja või siis ründaja või ääremängija, ründavat tüüpi mängija koondise kutse, kel ka seda varem ei ole, aga ma arvan, ka temal on esialgu see, et tahetakse näha, et kuidas ta selles keskkonnas hakkama saab. No mis mees ta üldse on, et polnudki nagu enne isiklikult? Pikalt läks noorena Portugali Lissaboni Benficasse noortesüsteemi, toimetas seal ja nüüd siis selles suve kevades saadik on Kreeka esiliigas olnud. Et jällegi näitab, et neid teid Eesti koondisesse on mitmeid, ma ütleksin niimoodi. Samas Paalbergi teemat jätkates siis ründeosakonnas nagu natuke segadust mulle isiklikult tundub, et Tanier on puudu, Tamm vist ei ole väga palju mänginud. Aga Sappinen on olemas. Sappinen on olemas, aga mis sealt nagu edasi saab, et kes ja millised valikud võib-olla pärast teda tehakse? Mõeldes seda, et Eesti koondis mängib reeglina ühe ründajaga, siis Sappinen, Tamm, kui on 2 ikkagi rahvusvahelise tasemega ründajat olemas, siis selles mõttes nagu ei ole hullu, et positsioon on kaetud. Aga seal taga, seal ongi muidugi huvitav, et osade mängijate, Robbie Saarma on kirjas ründajana, aga ta on mänginud Tšehhi kõrgliigas viimased 4 mängu äärekaitsjana. Pardubitš, et temal on seal toimunud selline ametivahetus natukene nagu ka Vlassi Sinjavski. Sinjavski kutsus seal ise esile, Saarma käest saab täna uurida, kas ta ise ka tahtis või on treener seda näinud. Et seal on kahtlemata erinevaid variante seal nüüd Hennil, aga mis veel silma hakkas, oli siis see, et Martin Vetkal pika pausi järel tagasi, nagu öeldus, Henri Anier on puudu, aga seal on selgelt näha, et ta ei ole Paides sel kuul eriti mänginud. Nüüd nädalavahetusel tuli vahetuses sisse, aga tal on tervisega muresid olnud ja Levadia jäi 3 koondisest ilma. Ehk et võrreldes septembriga Mihkel Ainsalu, Edgar Tuur, Tanel Tammik, keegi neist kutset ei saanud 3 Levadia mängijat. Samas Florast Danil Kuraksin on tagasi pärast mõningas pausi, Markus Poom, kes on vigastust tervenenud ka koondises ja Martin Vetkal on tagasi. Aga muidugi seal keskväljal see konkurents Eesti koondises on ikkagi päris maru suur. Käit, Shane, Kristal, Palumets, Soomets, siis on meil Poom, Vetkal, et valikut jagub. Sa ise vist kirjutasid ka enda seal kuskil ülevaatlikus loos, et tegelikult oli päris palju muutusi koosseisus võrreldes eelmise aknaga, isegi Henni kohta nagu ootamatult palju, et natuke kiuslikult küsides, et kas selle eelmise ebaõnnestunud akna pealt oli natuke tõmblusi palju või siis lihtsalt see on praegu olude sunnil osati ja lihtsalt mängijate käega. Ma küsisin Jürgen Henni käest, et kas see on reaktsioon nüüd eelmisel aknal, ta ütles, et ei, et see on reaktsioon mängijate hetkeolukorrale. Eks see tõde seal kuskil vahepeal ole, aga kahtlemata ka treeneri jaoks pärast seda, kui läks aken bussi, mida september kindlasti oli 0-5 Itaaliaga, 0-0 Andorraga, on lihtsam teha muutusi. Tema peab ju ka oma otsuseid mängijatele kogu aeg maha müüma, et need mängijad peavad aru saama, miks mingid otsused tehakse, siis nad usuvad treenerit. Pärast selliseid tulemusi on muudatusi teha lihtsam. Kui pärast seda oleks Itaaliaga võõrsil jäänud 0-3, kodus Andorraga 3-0 võit, veidikene keerulisem teha muudatusi. Pärast aga 0-5, 0-0, jah, see on koht, kus tehakse. Ja vaatame siis, mis juttu me nädala pärast räägime, kui Itaaliaga mäng on peetud. Henn ütles, et meeskonna eesmärk on parandada oma mängu. Ütleme nii, et Itaalia vastu muidugi, kui õnnestuks kaotust vältida, oleks paras ime. Aga kindlasti oluline on see, et ei toimuks sellist lagunemist, nagu oli Bergamos septembri alguses. Tähtis teema. Nädalavahetus Eesti spordielu, julgen küll öelda, kõige pilkuköitvam sündmus leidis aset Unibet Arenal, kus toimus järjekorras 22. Tallinn International Horse Show. Nagu alati selle võistluse põhi ja sõit või kõige kaalukam võistlus on kõige viimane, pühapäeva õhtul sõidetud takistusesõidu maailmakarika etapp ja kui 2014 võitsid selle Tiit Kivisild ja Cinnamon, siis seejärel oli võit enne eilset jäänud Eestisse vaid korra, kui Tunamullu, Madis Morna ja Herbert võitsid esikoha. Aga eile siis Jüri Sokolovski ja Edith tõid Eestile esikoha.
oli väga vinge õhtu, ma olin saalis koha peal. No tõesti, see emotsioon, mis seal vallandus, vägev. Ma ütlen kui ausalt ära, et ma ei hakka siin isegi teesklema sel korral, et ma ratsutamisest ja horse show's kui sellisest midagi eriti teaksin. Küll aga ma tean sellest nii palju, et seda võistlust peetakse 2002. aastast saati ja see Tallinn International Horse Show, see nagu 3 sõna, need on kuskilt kuklas on alati mul kuskil olemas, et see on mingisugune suur, äge ja selline, ütleme, prestiižne võistlus. Umbes nagu, ma ei tea, toome võrdluse Simple Sessioniga, mis mina ise ei jälgi ekstreemsporti, näiteks kui rulasport ei huvita, aga ma tean, et see on nagu selline kõva asi ja selle nagu on nii välismaalt kui ka kodust ikkagi osalejaid ja huvilisi nagu väga palju. Just nimelt, väga tugev bränd, mis on järjekindla tasemel tööga üles ehitatud ja mis töötab, selle sõna heas mõttes nagu kellavärk, kuigi seal taga alati on väga oluline pingutus, ka seda puhku korraldajad märkisid, et 200 vabatahtlikku aga 200 vabatahtlikku saada ühe võistluse taha. See tähendab, et see võistlus peab minema korda sellele kogukonnale, Eesti ratsutamiskogukonnale. Muidu ei tulda vabatahtlikuks. Oleme ausalt, eriti Eestis, kus see vabatahtlikuks käimine on veel võrreldes Skandinaaviaga ikkagi ka spordivõistluste mõttes lapsekingades. Aga sinna tullakse ja peaaegu 3 päeva järjest on võistlus välja müüdud. Vist reede õhtul vist jäid mõned piletid müüki, laupäev ja pühapäev müüdi välja. Unibet Arena oli täis pakitud. Tõsi, sinna ei mahu nii palju kui korvpallimängul, sest et see ratsutamismanees võtab ruumi, aga ikkagi jah, et see võistlus on väga kõrgetasemeline ja mõtle ka nüüd, mis masinavärk seal taga on. Sa paned sinna selle suurralli kõrvale püsti hobuhotelli pealt 200 hobusele ja mõtle, neid kõiki tuleb ju teenindada ja kogu see asi on sisse töötatud ja toimib iga kord ja see näitab ka taset tegelikult. Ja see saal on iga aasta samamoodi välja müüdud, samamoodi on iga kord samasugune nagu möll käib selle ümber, sama palju inimesi ja sama palju toimetamist. Ja me nägime ülekande numbreid Postimehes, väga kõrged. Ja kui sa nagu hakkad nende lugude taha vaatama, mõtled küll, et hobused hüppavad seal ja mis seal ikka toimub, aga need lugedes lugusid, mis siin on, ma ei tea, meiegi kolleegid kirjutanud, siis tegelikult see on ju väga selline huvitav maailm, kas või sama hobuhotell, mida sa mainisid, kuidas seal mingid hobused omavahel ei pruugi läbi saada, kuidas neid seal ära jaotatakse, kuidas on nende peremeeste käitumine ja kõik muud sellised detailid, et neid lugusid tasub nagu lugeda ja jälgida ja nagu meie kolleegid siin, ma ei tea, Tõnis ja Johannes näiteks on öelnud ka, siis nad ka võib-olla esialgu nagu suhtusid teatava skepsisega, aga kui sa lähed nagu selle ala sisse, siis seal avaneb nagu täiesti uus maailm ja põhimõtteliselt see on nagu iga spordialaga niimoodi, et nagu kui sa lähed, ütleme, sellest nii-öelda kestast sisse poole, siis seal läheb põnevaks, ütleme nii. Absoluutselt, ja need detailid muudavad selle spordiala üha võluvamaks ja miks mulle endale meeldib seda takistussõidu, seda tippvõistlust seal alati koha peal, proovin alati leida selle aja, minna vaatama. Ikkagi see, kui niimoodi, eriti vaata sisetingimustes võistlusel, kus sportlased on lähemal ka sulle, et näha seda, kuidas see ratsutaja ja hobune seal koostööd selle parkuuri peal teevad, see on väga huvitav lihtsalt ja võrrelda erinevate ratsutajate stiile. See kõik, see ongi vaatamäng, mille pärast tegelikult spordivõistlusi käiakse vaatamas. Praegu me räägime ratsutamisest, aga tegelikult samamoodi, et kui lähed võrkpallisaali, siis võta mingi detail ja hakka jälgima näiteks, et kuidas see libero käib ja kindlustab, kuidas ta kohta valib seal väljaku peal ja kuidas ta oma seda võitlust selle mängu sees peab või kuidas seal ploki kõrval proovitakse julgestada, võrkpalli detailidest rääkides. Minul ise endise saalijuhi kohtunikuna mul alati huvitav jälgida ka kohtunike tegevust, et kuidas nemad oma asja teevad, aga seda kõike saab teha koha peal. Teleka kaudu palju keerulisem, käige võistlustel koha peal. Jalgpallist on tänases saates räägitud juba palju, mis tähendab, et peab rääkima ka korvpallist. Muidu läheb tasakaal paigast ära ja siis võib mõni olümpiavõitja kuskil kärkima või paukuma hakata. Aga korvpallist rääkimiseks on meil põhjust ka ja põhjus on tegelikult selles, et erinevad Eesti korvpallurid, eelkõige need, kes mängivad välisklubides, on pakkunud sellise mõnusa reaktsiooni viimase nädala jooksul ja mõtleme, et see september korvpalli jaoks, suures plaanis lõpuks ta ikkagi ei olnud nii rõõmus, nagu oleks tahetud, et oleks, sellepärast, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir läks tulemuse mõttes aia taha, alagrupist edasi ei pääsetud ja tegelikult teine tähtis asi, et Kalev Cramo saaks meistrite liigasse, ka see ei õnnestunud, sest nad kaotasid. Ehk et oli koondise rindel selline altminek, oli Eesti meistriklubilt altminek, aga nüüd välisklubides mängivad korvpallurid eesotsas Sander Raiestega hakkasid vajutama ülevalt alla sõna otseses mõttes. Ja olgem ausad, pärast seda EM-i lõpp oligi nagu põhiläbiv joon oli ikkagi see, et
meil on tublid korvpallurid, aga nad peaksid korralikul tasemel rohkem mängima, olema suuremas rollis ja siis täitma tähtsamaid ülesandeid. Praegu on valim väga väike, aga see ütleme, esimene suund nagu läheb küll nagu väga sinna suunas, et seesama Sander Raieste on kõige parem näide, et eile Murcia särgis 17 punkti. Ta alustas 6. hooaega nüüd Hispaania kõrgliigas, nüüd esimest korda Baskoniast eemal ja kohe nagu punktirekord. Kohe nagu teatud mõttes sümbolina mingisugune nagu avanemine. No ja sellepärast, et Baskonias talle kunagi tegelikult, no ei, ta oli seal aeg-ajalt ju algviisikus ja niimoodi, aga ta ei olnud ikkagi niivõrd olulises rollis, nagu paistab, et ta praegu on Murcias. Ja koheselt on ju Andorra vastu 17 punkti. Ja et Baskonias oli lihtsalt, ütleme, nagu kõlab koledalt, aga nii-öelda koha täide, pinguta kaitses ja proovi lauas hakkama saada, aga nagu väga sega ja ma ei tea, sinule nagu rünnakul midagi nagu joonistatud ei ole, ühtegi kombiini sinu peale ei tule, et ma arvan, et praegu on see hoopis nagu teistmoodi ja ta on oluline lüli seal rünnakul. Ja tema mängu ma ise vaadanud, sa vist jälgisid veidikene, et oli vist nagu näha ka mängus sellist nagu kuidas öelda, vaata see usaldus annab mängijale ju tiivad sageli, ükskõik millisel pallimängu alal me räägime. Ta on siin meistrite liigas ka juba siin kvalifikatsioonis näitas, et see energia ja nii-öelda mõttemaailm on hoopis teine, et selles mõttes ta on kindlasti õiges kohas. Samamoodi on väga hea meel Henri Reili üle, kes siin oli ikkagi korralikult hammasrataste vahel pärast EM-i osati ka või suuresti ka teenitult, aga tema nüüd on Badalona Juventudis veel isegi grammi võrra tugevam kui see Murcia, mängivad meistrite liigat ka, et tema nüüd ka seal oma koha leidnud või kohta leidmas. Okei, tal on praegu see ajutine leping, aga ta on teinud, ütleme, väga häid samme selles suunas, et seda lepingut pikendada või siis saada see kuskilt mujalt. Eile ka Granada vastu esimene set, ütleme, natuke ebaõnnestus, sai teisel poolel uue võimaluse, pani 4. veerandi alguses 7 punkti jutti ja põhimõtteliselt vedas Juventudi siis nii-öelda uuesti reele ja lõpuks ka kindlale võidule. Artur Kononšukilt ka särav mäng, kui hakkad vaatama, et 19 punkti visata FS Pilseni vastu. Tõsi, meeskond küll kaotas Bursaspor, aga 19 punkti on ikkagi korralik saak. Tema ongi nüüd see, ütleme, et sellest triost selline kolmas mees, kes mängib nüüd väga kõrgel taseme Euroopa mõistes ka. See ei ole päris Euroliiga, aga seal ütleme selle lävel, et Bursaspor ja mitmed sellised sarnasel tasemel Türgi klubid on nagu väga selged hüppelauad, kust minnakse Euroliigasse ja sealt läheb väga palju mängijaid, kas siis samadesse Türgi satsidesse, Anadolu Efesisse või Fenerbahcesse või ükskõik kuhugi mujale. Aga see, et ta seal keskkonnas praegu on, et ta pani eile 7-5 kolmeseid Efesi vastu, et see võib talle mingil hetkel hakata uksi avama, aga nagu ta ise teab, ta ise on öelnud ka, siis see stabiilsus on edu võti. Nüüd ta peab esinema hästi stabiilselt Türgis ja nad alustavad samamoodi sarnaselt Trellile meistrite liigat. Just. Ja vaatame veel nimesid. Kristjan Kullamäe, Kasper Suurorg, Joonas Riismaa, Leemet Pökler, Mattias Tass. Kõigil sellised täitsa korralikud partiid. Okei, Riismaa, tõsi, tema nagu roll oli küll väga episoodiline, samas meeskonna tulemus oli hea, aga ikkagi sellised korralikud partiid ja vaatad punkti arvu 17, 13, 15, 8, nagu jääb ikka midagi sellist asist näppude vahele. Ja Kullamäe see samm tagasi, ütleme, Hispaaniast sinna Leetkabelisse Leetu. Ma arvan, et see oli väga õige, juba tõestanud ennast. Eurokapis oli see 17 punkti, 7 söötu mäng, samamoodi Leedu liigas. Ta saab möllata, ta saab visata 15 viset mängus, võib-olla isegi rohkem söötu jagada, mäng käib läbi tema. Kasper Suurorg Sopotis Poolas mängib vigastuse nüüdseks seljatanud, põlved muret ei tee, vorm on väga hea. Tema on ka seal, ütleme, ikkagi kandvas rollis, ta saab palliga mängida, vahepeal ilma pallita, moodsas keeles kombokaard, saab teha seda, mis on tema tugevused 2-meetrise tagamängija kohta, natuke kõike. Ma ei tea, Leemet Pökler, esimene profileping välismaalt, kohe on ka kandvas rollis. Okei, nende sats ilmselt hakkab seal püsimajäämisest võitlema Poola liigas, samas nad tõusid esiliigast üles ka, nii et võib-olla ongi talle hea koht, kus alustada ja nii edasi, et siin, ma ei tea, Mattias Tassil ilmselt nagu tahaks enamat näha, aga tema on Eiko Rannule käel, nii et tema pärast väga muretsema ei pea, et siin neid nimesid on palju nagu kelle üle rõõmu tunda. Ja, kui Tassi osas, et minutid on vähe, siis tuleb Rannule käest küsida, mida kuradit. Ja eelmises mängus ta mängis 16 minutit, ameeriklased center mängis siis teise poole, aga siis oli enda Tassi viga ka, sest ameeriklane tegi väga mängu näiteks. Minu jaoks, aga austada korvpalliuudis number 1 nüüd viimastes päevades, mis kõige rohkem kulmu pani kergitama, oli Brett Nõmme minek Kalevi abitreeneri kohalt. Paistab, et Saksamaale, jah? Saksamaa kõrgligas igal juhul peaks olema Mitteldeutscheri klubi ehk siis eelmise aasta Saksamaa karikavõitja. Kuidas sellised seosed tekivad, et
abitreener tõmmatakse ära Kalev Cramost. No okei, Nõmm eelmised hooajad töötas Rapla peatreenerina, noh, tal on see CV-s kirjas, teda ilmselt sealt on ka nähtud, aga ikkagi, kuidas selline asi toimub? Tal on see U16 B-division turniiri võit ka näiteks ja ma arvan, et kogu see Rannula teema, siin on veel Eesti treenereid, ma ei tea, Toomas Annuk läks näiteks Rumeenia 5. klubisse, kes mängib FIBA Eurocupil abitreeneriks, et eestlasi nagu usaldatakse, teataksegi rohkem ja see kõlab küll klišeena alati, aga nagu keegi ongi alati mingis mõttes teerajaja ja uksed hakkavadki järjest avanema. Pluss siis Brett Nõmm ise on kindlasti väga aktiivne otsija, ma arvan, et ta osaleb igasugustel koolitustel, asjadel ka, loob seal sidemeid ja siis nii see asi nagu arenema peakski, et ma ei tea, Soome treenerid, Läti treenerid on ka igal pool, nüüd võiks see nii-öelda Eesti treenerite põld ka laieneda, okei, meil võib-olla nii palju seda valikut ei ole, aga ütleme siis nii-öelda vastavalt sellele protsentuaalselt nagu meil võiks ka olla treenerid välismaal ja paistab, et see trenn nagu aina kasvab ja see on väga-väga positiivne. Brett Nõmmest rääkides, siis tegelikult mõnes mõttes eriti oluline, et just tema praegu pääses välismaale, sellepärast, et oleme ausad, Eestis talle kohta justkui ei olnud, et sest Rapla pani uksed kinni ja ongi, kui meil on Eestis ainult 7 kõrgliiga klubi, millest ühel ei ole üldse mingit kõrge mänguambitsiooni ja Viimsi on ka ikkagi suhteliselt no ei mängi nii kõrget mängu, on ju. Ja siis on veel, võtame Keila Kuulbet, mis on väga selgelt nii-öelda ühe mehe klubi, kus Peep Pahv seda asja veab ja on ise peatreeneriks, seal ei ole peatreeneri kohale nii-öelda konkurssi avatud. Siis tegelikult neid töökohti Eesti treeneritele on ju üpris vähe kodumaal. Eriti kui tahta just nimelt seda peatreeneri vastutus kanda, mis samas on nagu oluline, et sellel turul ikkagi silma paista, et Brett Nõmm jah, ta läheb praegu idee poolest, ametlikult läheb küll Kalev Cramo abitreener, aga just nimelt, et ta on ikkagi Raplaga eelmisel hooajal pronksi võitnud peatreener. Jah, pluss kui me räägime Kalev Cramo seisukohast, siis me nagu tahaks mõelda küll, et professionaalne klubi, hästi palju abitreenerid, kõik muud jutud, aga see nagu mingis mõttes on ikkagi ressursi raiskamine praegu sellepärast, et Cramol tuleb ikkagi mingil hetkel see lagi ette, et me see sats ei ole paraku nii proff, nagu me tahaks ja ma arvan, et Indrek Reinbok ja Chris Killing mõlemad ülitöökad, ülitugevad taktikud, kõik muud sellised asjad, et seal võib-olla nagu Nõmme see nii-öelda areng ja potentsiaal nagu oleks jäänud kasutamata ja see, et ta nüüd sai sinna Saksamaale, see on igatahes igat pidi nagu kõigile kasulik lõpuks. Nii et Eesti korvpall kuigi pärast sellist pettumust valmistatud septembrit on ennast oktoobri hakatuseks sättinud väga sellisele sümpaatsele rajale, mille üle on pressisektor muidugi rõõmus. Nädala top. Ja nagu kombeks on, pressisektori saate lõpetuseks vaatame üle olulisemad spordisündmused, mis sel nädalal toimumas on. Nädalavahetusest alustades Saaremaa ralli. Meil kolleeg Tõnis Krepp juba sätib ennast Kodusaare poole teele, on väga-väga elevil, sellepärast et on omapärane sündmus. 58 korda sõidetakse, aga iga kord pikalt üle 100 ekipaaži tulevad kohale ja tahavad just nimelt seda Saaremaa rallit sõita. Et Eesti rallikalendri number 1 sündmus, kui me võtame Rally Estonia kõrval, jätame igasuguse kahtluseta. Ja siis põhimõtteliselt igal aastal vist Kalev Kruus on ka seal stardipoodiumil ja tervitab kõik need peaaegu 150 ekipaaži ära, seal on terve päev seal, et see on selline tore rallipidu. Nii, korvpallist rääksime esmalt pikalt. Mis on, kui Eesti korvpallureid välismaal vaadata, mis on selle nädala, ütleme, 2 kõige tähtsamat mängu? No ma arvan, et sel nädalal algav korvpalli meistrite liiga, kus siis meil on Leegia ja siis Rannul ja Tass, Juventud, Trell ja siis Bursaspor ja Konotšuk, et ma arvan, et need 3 asja on nagu selline fookuspunkt ja kõigi nende satside eesmärk peab olema ikkagi alagrupist edasi minna. Tõsi, seal on formaat on selline, et 4-sest läheb esimene läheb otse 16 hulka, 2 järgmist lähevad play-in'i ja ainult 4 välja, nii et see 3 hulka saamine oleks esimene siht. Võrkpalli Balti liigas esimesed mängud peetud, on omajagu kirgesid olnud seal meil Tartu-Pärnu mängus, vabandust. Ja Eesti klubidest hetkel kaotasid ainult Võru Parrus, keda ootab nädalavahetusel ees Robež Sartse ehk lätlaste tiim. Ja ma julgen öelda ikkagi, et selles mõttes Eesti spordi selle nädala hittsündmus on laupäeva õhtul A. Le Coq Arenal jalgpalli maailmameistrivõistluste valikmäng Eesti versus 4-kordne maailmameister Itaalia. Nii et sellised on eeloleva nädala tähtsamad spordisündmused. Selline oli 49. pressisektor. Saatejuhid olid Jarmo Jagomägi ja Ott Järvela. Me oleme nädala pärast tagasi. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.